nii, välismaaga mul seostub see, kuidas ma läksin Erasmust tegema teise kursuse ajal. Ma olin siis 20 ja väga mitte iseseisev noor. Seda välismaale minekut, ma arvan, mul oli väga vaja sugust müksu, et hakka nüüd ise nagu rohkem vastutust võtma ja otsuseid tegema. Ja siis ma läksingi pooleks aastaks Itaaliasse. Perugia ja Torino olid need kohad. Õppe oli itaalia keeles, ma olin aasta aega juba itaalia keelt õppinud ka, nii et ma juba sain midagi aru küll. Ja niimoodi hambad ristis tegin ikkagi ära, sain need punktid ka korralikult täitsa kätte. Aga ma arvan, et see oli üks selline hea viis, kuidas lõvikutsikas karjast nagu eemale müksata, et sa pead nüüd ikkagi iseseisvuma ja eralduma, hakkama ise planeerima oma kulutusi ja ise mõtlema. See oli veel selline aeg, kus ei olnud ka sellist asja, et helistan lihtsalt vahepeal, ma ei tea, koju vennale või emale või sõbrale, et siis oli nii, et jätsid seal bussijaamas hüvasti, lehvitasid oma taskurätikukesega ja siis teadsid, et pool aastat sa oma perest eriti midagi ei kuulegi. Et siis oli nii, et tahtsid helistada, siis pidid minema nendesse telefoniputkadesse, kus oli see päris kallis. Aasta oli äkki 2005-2006, jah. Ja sinna ma eriti palju jõudnudki, see oli päris kallis ka, natuke sõnumeid saatsime, aga siis ma teadsin, et nüüd pool aastat ma ei näe ühtegi inimest, keda ma praegu tunnen, et kõik selle poole aasta jooksul on uued inimesed, kellega ma alles saan tuttavaks. Tere tulemast karjäärikäänakutesse. Mina olen Kristjan ja räägin inimestega, kelle karjääritee on täis huvitavaid käänakuid. Kui sul või mõnel heal tuttaval või mõnel inimesel, keda sa lihtsalt tead, on huvitav lugu käänakuid täis karjäärist, palun kirjuta mulle kristjan@karmo.ee. Karjäärikäänakut. Algab karjäärikäänakute Women in Tech eri, mis valmib koostöös TalTechi IT-teaduskonna ning Smart Work Academy'ga. Saadet toetab IT Akadeemia. Täna on meil külas Stiina. Tere, Stiina. Tere, Kristjan. Räägi, Stiina, mida sa praegu tööalaselt teed? Joo. Ma töötan turunduse valdkonnas ja minu ülesandeks on aidata inimestel, väikeettevõtjatel või keskmise suurusega ettevõtjatel tulla sotsiaalmeedias välja esile ja sotsiaalmeedias ja kodulehel või ka mujal läbi meiliturunduse samamoodi. Aga minu ülesanne on siis seletada lahti, et kuidas see inimene või see ettevõte saab aidata oma sihtgruppi, kuidas ta saab nende elu paremaks teha ja kuidas ta seda on juba teinud, seda ka tõestada. Kes su kliendid on? Kas me teame mõnda? Ja mu kliendid on üldiselt koolitusvaldkonnast, koolitus, juhtimine, eneseareng ja võib-olla teate, seal on näiteks Eesti Mentorite Koda, seal on selline juhtimiskoolitaja nagu Ruti Einpalu ja teised. Ma kõikidest ei saa nii täpselt rääkida. See on väga okei. Ruti Einpalu tegelikult on siin juba korra mainimist ka leidnud. Margus Rink mainis teda kui väga head juhti, kes teda usaldas ja võttis ta tööle. Aga räägi seda, kuidas sinu keskmine tööpäev välja näeb? Jaa, keskmine tööpäev, seda on päris raske kirjeldada, sest et selle töö õnneks ongi need päevad hästi erinevad, mis mulle ka väga meeldib. No selline keskmine tööpäev võiks sisaldada ühte koosolekut kliendiga, kus me vaatame üle, et mis on ära tehtud, kas midagi peaks seal muutma, mis on järgmised eesmärgid, mis on järgmised tegevused, järgmised postitused või uudiskirjad või kas vaja kodulehega midagi seal sättida. Kas see koosolek on näost näkku online või kuidas juhtub?
tavaliselt on see online, aga mul on ka näiteks nii juhtunud, et ma olen kliendiga olin töötanud juba päriselt ka 4-5 kuud järjest. Me olime teinud mitu koosolekut ja siis ühel hommikul ma läksin lasteaeda viima oma last ja siis klient sõitis must autoga mööda, ma olin kodumaja juures ja siis ta küsis, mis sa siin teed? Ma küsin, mis sa siin teed? Ma just väljusin oma kodumajast, aga mina samuti. Ja siis selgus, et me põhimõtteliselt elame kõrvuti majades. Nii et me leppisime kokku, et me võime nüüd aeg-ajalt teha neid kohtumisi ikkagi ka näost näkku. No jah, distants ei ole probleem. Ja, et see on niimoodi peaaegu tuhvlites üle õue minna. See on päris huvitav. Mul tuli sellega meelde, kunagi me olime meeskooriga Lõuna-Aafrikas ja seal peremajutuses ja niimoodi ja siis tuli välja, et 2 peret, kus siis meie kooriliikmed elasid ja nad said ka teada, et nad elavad teineteisest ümber nurga. Kuidagi eestlastel on see võime leida neid kohti, kus Eesti on väike ja kus maailm on väike. Just. Okei, katkestasin sind. Ja koosolekud, tavaliselt on niimoodi online'is, aga mulle ikkagi meeldib ka inimesega vähemalt korra saada päriselt kokku, et olla ühes ruumis, et see on nagu ka tore. Et aitab sellist nagu teistmoodi sidet luua, et seda ma üritan ikkagi, et mingi hetk me saaks ikkagi päriselt ka kokku. Jah, just, et suhtlusest ju väga väike protsent on tegelikult verbaalne, et kehakeel, miimika, kõik see loeb ja läbi kaamera sa saad ainult mingi osa sellest kätte, eks. Ja, just. Ja, et siis ja koosolekud ja siis see tavaline töö on mul, igapäevatöö on selline, tavaliselt ma seadistan mingisuguse postituse ära. Siis ma olen selle teksti enne kokku pannud, mingisuguse visuaali teinud. Tihtipeale ma üritan mõelda sinna mingisuguse vimka ka juurde. Sest et klassikaline postitus, et meil toimus see üritus eile ja seal on see kõige tavalisem, aga üritan seda mustrit murda. Sest et kuidagi see kastist välja tuled, siis see tõmbab rohkem tähelepanu ja see jõuab rohkemate inimesteni. Et siis ma tihtipeale panen sinna visuaali või võib-olla mingi väike video, mingisuguse, võib-olla mingi nali või midagi sugust ebatraditsioonilist. Aga see peab olema muidugi ka kliendiga kooskõlas. Absoluutselt, kusjuures see on, ma just eile vaatasin mingi Soome koori kontserdi Facebooki event tekkis mulle kuskile teavitustesse, et vaata äkki huvitab ja siis vaatad, et nagu hästi siukses klassikalises stiilis kirjutatud, umbes nagu klassikaraadio diktor loeks seda teksti ette, et siis mõtled, et okei, et kas siin on nagu see, et nad ei ole veel proovinudki teistmoodi sellele läheneda või on see, et nad teavad, et see sihtgrupp, kes seal kontserdil käib, ta tahabki sellist hästi konkreetset infot või ühesõnaga sa kunagi ei tea, et mis seal taga võib olla. Aga jah, et ma olen näinud, et Eesti koorid igatähes on oluliselt julgemad oma turunduses. Aga turg on väiksem, on vaja rohkem võib-olla omavahel konkureerida, et jõuda nende silmapaarideni ja kõrvapaarideni, kes su kontserdile tuleksid. Ja eks stiilid võivad ka olla erinevad, et eks seal võib olla erinevaid põhjusi. Siis ühesõnaga koosolekud, postitused ja siis on veel erinevaid ülesandeid, et tihtipeale mul on ka vedanud, et mul on sellised väga sellised kliendid, kes tahavad ka proovida uusi asju. See on ka tihti võimalik tänu sellele, et nad on pigem väiksemad, et suurtes firmades selle suuna muutmine on ka keerulisem ja see on nagu suur laev, mille pööramine võtab sa pead rohkem inimesi pardale saama, et see asi liiguks sinna poole. Kindlasti, just, aga väiksemate ettevõtetega on see selline vahva variant, et sa oled nagu agiilsem, kiirem. Tuleb ka mingi uus asi, siis sa jõuad kiiremini reageerida ja lihtsalt need inimesed on ka sellised julged, pigem on sellised julged kliendid, mis on väga vahva tegelikult, et me saame julgeme
et nad julgevad ka proovida uusi asju ja tahavad ise proovida uusi asju. Ja mina tulen ka vahel nende asjadega kaasa ja vahel pakun ise mingeid asju, mida võiks proovida, et eesmärkideni jõuda. Võib-olla nendest julgetest klientidest rääkides, siis mul kohe esimesena näitena tuleb meelde pakendikeskus. Noh, see on ju, see on selgelt see, et nende ja nende agentuuri vaheline koostöö on väga hea, usaldus on tugev, sa saad kiiresti reageerida mingisugusele aktuaalsele sündmusele ja panna siukse, noh, teistpidi jällegi nüüd ma hakkasin mõtlema, et mitu aastat nad seda juba niimoodi teinud on, et kas nagu äkki hakkab ära kuluma varsti või ei tea, noh. Ei tea, ma olen viimasel paaril nädalal näinud paari nende reklaami juhuslikult ja minu jaoks siiani mõjuvad väga värskelt. Mis need viimased nüüd kohe, jah, Silvia Ilvesega on midagi olnud. Eks elust tuleb kogu aeg seda sisendit juurde, et mul on tunne, et neil see tööpõldu jagub ikkagi päris kauaks ja tõesti, kui ma ise ka sinna Peterburi maantee peale lähen, siis pakendikeskus hakkab lähemale ilma. Mul tulevad kohe nende reklaamid meelde. Töötab, jaa. Siis, mis siis veel? Postituste, eks ju, ja, ettevalmistamine. Koosolekud siis, no praegu ma teen ühele kliendile, sätin tema kodulehte, kodulehes need menüüd ja ülesehitust selliseks loogilisemaks, et inimene, kes ta kodulehele jõuab, saaks kiiresti aru, et mida ma siit saan, mida ma sellelt ettevõttelt või inimeselt võin saada, kuidas ta saab mind aidata ja mis ta on varem teinud ja kas keegi, mida teised arvavad sellest, et mis ta on teinud, et ta ise me ütleme alati, et me oleme väga head. Yeah. Aga kas klientid ka ütlevad, et see tasub ka alati nagu kirja panna ja välja tuua, et ma muidugi kliendina alati mõtlen nagu seda, et nojah, et nad on sinna ju välja valinud ainult need, kellel päriselt on hea kogemus, et ma tahaks näha nagu seda varjukülge ka, et mis on kõige halvem kliendi kogemus, kas seda võiks ka kodulehel välja tuua või see oleks ka juba osa sellisest julgest turundusest? Väga hea küsimus. Ma pean kohe mõtlema. Jätame selle. Mul on tunne, sotsiaalmeedias tegelikult on näha sellist tendentsi kohati täiesti, et see, et ma näitan ka oma neid selliseid varjus olevaid külgi. Minu arvamus siinkohal tegelikult, mul on küll selle koha pealt arvamus, kui ma niimoodi hakkan mõtlema, on see, et räägi ka sellest, jah, et sa võid rääkida ka sellest, mis, et sa näitad ennast inimesena või ettevõtted ka, mis koosneb inimestest, kellel on omad head ja omad veel sellised kiiksud, aga võiks vaadata, et need kiiksud ei jääks selliseks nagu komistuskiviks, et kui need kiiksud tegelikult takistavad sul head teenus pakkumast või head toodet loomast, siis peaks ikkagi mõtlema, et kuidas nii teha, et need ei oleks siin takistuseks, et kas sa saad endaga võib-olla tööd teha, et need ära kaoks, et need probleemid ikkagi laheneks ja et ma seda nagu ei sätiks sinna, et vahel ma näen tegelikult ka postitusi, et kus inimene täitsa ütleb, räägib välja, kuidas tal mingid asjad läksid järjest untsu, aga seal ei tulegi mingit püanti, et ei olegi seda, et aga kuidas ma nüüd väldin edaspidi, et seda enam ei juht, aga see jääbki selliseks, et isegi sellist asja on vahepeal tulnud, et ma ütleks, et see on natuke selline köögipool, et läks mingi asi untsu, keegi ei jäänud rahule, tegelikult see on nüüd hea endale väga hea info, sellega tasuks tööd teha ikkagi edasi areneda, et seda rohkem ei juhtuks, aga ma arvan, et inimene, kui ma tulen kodulehele, ma ikkagi tahaks, et anna mulle seda usku, miks ma peaksin sind usaldama, et tegelikult ma tahan seda kinnitust, et ma olen juba siia tulnud pigem, et too need head asjad ikkagi välja, aga siis on muidugi need erinevad Google review'd ja sellised teised TripAdvisorid, sõltub teenusest, eks ole, et kuhu jõuab ka see negatiivne, ja siis on sul teenusepakkujana või tootemüüjana võimalik näidata, kuidas sa siis üritad asja heastada. Kuidas sa reageerid sellele, on ju? Et võib-olla
kui sa ei oska sellele hästi reageerida, siis võib-olla isegi turvalisem on mitte reageerida, mulle tundub kui kliendile. Et näiteks kui ma valin hotelli on ju ja noh, ma vaatan siis kõigepealt vaatan keskmist hinnet, siis vaatan, mis on need kõige madalamad hinnangud, mis nad siis kirjeldavad seal, et noh, et kui TripAdvisoris ja vist Bookingus ja igal pool on ka see, et on nagu näha, kust riigist pärit on, et noh, et mingite riikide kodanike kuidagi nagu nõudmiste tase ongi väga kõrge ja siis noh, siis sa loed seda juba nagu tõukse, aga selge, et noh, mingitele ameeriklastele ei meeldinud see, et umbes ma ei tea, hommikusöögi ajal teenindaja ei naeratanud. Mind see absoluutselt ei huvita, on ju. Aga et ma tahaks lihtsalt oma hommikusöögi ära süüa ja minna päevaga edasi. Tahaks kiirust esimese asjana, mitte naeratust. Noh jälle, kellele mis oluline on ja siis sa vaatad, et kas ma sellega suudan elada, mis on seal nagu negatiivsena välja toodud. Kui suudan, siis lähme. Aga jah, et kui sa ise postitad mingite võib-olla negatiivsete kogemuste või juhtumiste kohta, siis oleks hea, kui seal oleks mingi õppetund ka lõpus, et kuidas me edaspidi teeme paremini või siukseid olukordi kuidagi üritame kas vältida või leevendada või. Ja, aga ma arvan, et tegelikult on ka hea ju näha, et ei ole üldse paha ka välja tuua enda kohta see hea, et noh, ühele, teisele, kolmandale inimesele nad said sellest abi ja noh, kui sul on sarnane olukord, sa võid võib-olla ka saada siit abi, et tegelikult on väga vahva ka selliseid häid kogemuslugusid lugeda, ma olen küll leidnud selliseid häid trenne lapsele näiteks tänu sellele, et kui nad ei oleks neid lahti kirjutanud, neid kogemuslugusid, julged inimesed, kes jagasid neid siis ka oma nimega, et ei olekski leidnud seda. Absoluutselt. Ehk siis, et kui sul on kellegagi hea kogemus, jaga seda maailmaga või jaga seda sellega, kes sulle selle hea kogemuse andis. Jaa. Keegi veel võib sellest abi saada. Jaa. Aga sellest naeratamisest rääkides, kas ma võin juba oma esimese töökogemuse juurde ka minna? Jaa, vaat see naeratuse tingimus oli minul küll peaaegu et lepingusse kirjutatud mu esimese töökoha puhul. Vaat see, et ameeriklastele meeldib see naeratus. Ja vaat, et kui nüüd näiteks sa küsiksid mult, et mis mu esimene töökogemus oli, eks ole? Mis su esimene töökogemus oli? Aitäh, Kristjan, selle küsimuse eest. Vaat, see oli 14-aastaselt Emajõe suveteatris peaväravas piletirebija ja piiraja. Ja tundsin ikkagi tähtis töö, peavärav. Ei olnud kõrvalvärav. Ei olnud. Ja, see oli ära jagatud ka, et üks küngas oli ühe tüdruku piirata ja siis oli kuskil see Kristjan Jaak Petersoni monumendi juures, selle ausamba juures oli mingi teine ala ja nii edasi. Oli Toomemäel toimus etendus. Ja seal oli tõesti see üks tingimus, et peaväravas on meil, sealt algab juba meie teeninduskogemus, inimene tuleb teatrisse, et me tahame, et talle jääks väga hea mälestus ja selline mõnus tunne ja see algab ikkagi kohe väravast. No vahel võib see veel parklast isegi alata. Sellest, et sa ei leia parkimiskohta. Jah. Või sa ei saa üldsegi võib-olla aru, et kuhu tulla, et mis see aadress nüüd täpselt on, et on see õigesti lahti seletatud kodulehel. Ja, aga siis seal oli nii, et meie Jaanika oli minu paariline, tema oli, temale ma vaatasin ikkagi alt üles, sest ta oli juba 17. Ja ikka minu jaoks täiesti tegija. Ja seal me siis ikkagi tervitasime ilusti, soovisime ilusat teatrielamust, väga hästi rebisime need piletikontsud ära. Ja, aga see oli jah, mu esimene töökogemus, sain sellest päris raha, päris palka, jah, sain osta endale asju, riideid, jagus järgmise suveni. Päris hästi majandatud. Hästi majandatud. Siis jaa, kui me seda ette valmistasime, siis sa mainisid, et see suveteatri töö oli natukene siuke maleva moodi, et mingi siuke Jaa, et just seal olid teised piirajad, olid Emajõe suveteatri stuudio noored ja see oli jah väga, väga vahva punt. Need olidki vanuses, ütleme 14 kuni 18
jah, et selline tõeline maleva vibe oli meil ka. Alustasimegi seda suve tegelikult sellise korraliku rehitsemise ja pinkide värvimisega. Ja see sotsiaalne aspekt oli seal ka hästi tore ja hästi vahva. Me kuidagi algatasime, et selle grupiga me läksime veel inglise keele kursustele ka seal suvel. Sõitsime kuskile see Tartus oli see kõik, Tartu äärelinna. Ja see oli kõik hästi vahva. Mitmest seal osalejast veel tulid ka näitlejad, ka täiesti tuntud näitlejad Inga Salurand, Mirtel Pohla, jah. Et sul endal ei tekkinud mõtet näitlejaks minna? Ja mul oli see mõte ikkagi juba lapsest saadik, sest mu isa oli Vanemuise teatri näitleja, Andres Dvinjaninov, ja ikka see mõte oli, sest sest seal Vanemuises sai ikkagi päris palju neid proove vaadatud ja kaasas jõlgutud, sest kus sa paned selle 5, 6 või 7 aastased, vahepeal on vaja ikka tööle kaasa võtta. Ja etendusi vaatasin ka palju, mu rekordid olid, Oliver Twist oli 5 korda, Winnetou oli 7 korda. Et ikkagi lõpuks, kui näitleja midagi ütles teisiti kui tavaliselt, ma panin seda tähele, kas tal läks midagi sassi. Oskan suhestuda, mul oli Tehnikaülikooli tudengiteatriga niimoodi, et ma käisin nende etendusi vaatamas. Mingist hetkest jäi kuidagi sisse see, et käisin ühel etendusel ära, siis üks sõber, kes parasjagu kassas oli laval seekord, küsib, et kuidas meeldis? Väga äge oli. Aru ka said või? Ma tulen uuesti. ja siis ma käisin seda tükki 3 korda vaatamas, rohkem nad lihtsalt ei teinudki vist seda või ütleme, etendusi oli ilmselt, ma arvan, mingi 5, aga ma jõudsin 3 kohale, mis on tegelikult päris hea protsent. Ja mingisuguseid tükke isegi mingil hetkel oli see, et ma käisingi, nad tegidki umbes läbimängu omadele ja siis 2 etendust ja siis ma jõudsin kõigile 3 ja siis oli see, et nagu vaatad, kuidas see areng käib, eriti nagu harrastusteatri puhul on seda rohkem näha tavaliselt. Ja ongi, et sa esimene kord vaatad üldist seda võib-olla sisu, et üritad sellest loost üldiselt aru saada, siis teine kord hakkad juba mingeid detaile vaatama, 3. kord juba vaatad, et ta mõtles sellega seda, jõuavad mingid siuksed asjad kohale, mingid nagu teistsugused mustrid, aga mingi 6-7 korda sama tükki näha, et seal ikka võiks ju nii mõndagi uut avastada enda jaoks. No ma avastasin küll, ma avastasin näiteks selle pärast Winnetoud, siis ma olin 6, siis ma läksin koju, läksin magama ja olin, ikkagi pisarad olid silmis, mõtlesin, et miks ma pean olema kahvanägu, ma tahaks olla indiaanlane, sest indiaanlane on üllas. Ja selles tükis, eks ole. Ja kui ma indiaanlane ei saa olla, siis ma võiksin vähemalt näitleja olla. Et see unistus oli, või see soov oli küll, aga millegi pärast isa meid, mul on veel 3 õde, mul on veel mitu õde-venda, isa poolt on veel 3 õde-venda, et isa ja ema ei pannud ühtegi meist lavale mängima, kuigi mu vend Markus Dvinjaninov sai küll, läks lavakasse ja oli näitleja, aga üheski tükis ta koos isaga ei olegi niimoodi mänginud, et see on kuidagi niimoodi läinud, aga stuudios ma küll käisin küll, pärast Nukuteatri stuudios ka näitestuudios. See oli ka selline vahva, aga see läks niimoodi, et lavakas viimases voorus ma edasi ei saanud ja ma arvan, et nii pidi minema ja väga hea oligi. No nii, siis vahepeal sa natukene, ühesõnaga lõpetasid seal üks põhikooli, gümnaasiumi, jõudsid omadega Tallinna ja läksid õppima siis inglise keelt ja kirjandust. Ja läksin bakalaureusesse inglise keelt ja kirjandust õppima, just. Jah. Kuidas see viis sind tööalaselt ka kuskile või? Jaa, teisel kursusel ma käisin seal Itaalias ära, eks ole, nagu alguses mainisin ja siis
vaat sinnamaani ma olingi iga suvi töötanud Suveteatris või siis Nukuteatris, mis nüüd on noorsooteater. Ma olin väga rahul, mul oli väga mõnus neid pileteid rebida, kohti näidata. No lõpus lisandus ka see, et ma sain neid etendusi ka sisse juhatada. Ja see ma tegin ikkagi ka hästi, mitte niimoodi, et tere tulemast Suveteatrisse, lülitage telefonid välja, vaid ikkagi korralikult. Ikkagi ja ilusti ja ma sain alati aplausi ja niimoodi noh. No selles mõttes ikkagi sa ju, kui sa juhatad etendust sisse, siis sa juhatad etendust sisse, see emotsioon, et ta oleks juba, vaataja oleks juba õiges kohas vaimselt, eks ju, et see ei ole lihtsalt siuke, et pange telefonid kinni. Jah, mida hästi ei kuulnud, mis ta nüüd ütles, et hästi kiiresti tuli praegu. ja just ja müüsime jäätist ka. Mäletan, kuidas meil oli see Suveteatris oli see jäätise boks oli otse niimoodi, et inimesed tulid, pidid mööduma meie jäätise boksist ja noh, siis hüüdsime ka niimoodi, et tulge ostke jäätist. Ma kujutan ette, neil oli päris raske, see oli nagu lõks pandud, hästi paljud ostsid ka jäätist. No see on nagu lennujaamas, sa oled turvakontrollist läbi tulnud, siis sa oled kohe tax-free poes, ikka natuke nagu sunnib ostma midagi, aga. Just ja, aga see just, aga siis ikkagi nagu oli see tunne, et peaks nagu ikkagi hakkama sellist rohkem nagu päris tööd juba tegema, mis oleks rohkem selline nagu võib-olla kontoritöö moodi. Et ikkagi elu lõpuni ei saa vist jääda neid pileteid rebima, et tuleb vist midagi nagu muud ka hakata tegema. Ja siis ma mäletan, kuidas ma teisel kursusel istusin sööklas ja Tallinna Ülikooli sööklas ja siis ta ei olnud vist päris kursakaaslane, aga ütleme ka peaaegu kursakaaslane tuli mu juurde ja ütles, et kuule, sul on ju ka mitu keelt. Mul oli inglise keel ja itaalia keel, et mida ma hästi rääkisin. Ja ütles, et kuule, et tule, meil on Hiltoni kõnekeskus ja otsitakse just mitme võõrkeelega inimesi. Et tule, ma soovitan sind ja tee need testid läbi ja tule meile tööle. Ja siis mõtlesin, et olgu siis, tegin need testid ja sain tööle ja siis ma olingi suvi läbi, ma olin seal täiskohaga ja siis edasi poole kohaga ülikooli kõrvalt. Inglise ja Itaalia agent oli selle töö nimi ja see oli siis põhimõtteliselt hotellitubade müümine, see oli niimoodi, et sulle tuleb kõne sisse. Et juba inimesel on tegelikult see ostusoov olemas või mingi huvi ja siis ta küsib, et ma tahan minna näiteks ma ei tea, Abu Dhabis, on teil seal Hiltoni hotelle, mis sa mulle pakud ja siis oli alati võimalusel see upsellimine, et sa pakud talle mingisugust kallimat toatüüpi või kallimat hotelli ja ühesõnaga selline töö siis oli. Ja sul oli seal Hiltonis oli üks siuke asi ka, et üks siuke mõõdik või mõõdetav eesmärk, et kas see oli vähemalt 2 korda kõne jooksul pidi mainima selle teisel pool oleva inimese nime? Ja meil oli selline mõõdik ka just ja kuu lõpus oli alati need kõned ja analüüsid ka, et ega sa ei saanud, sa pidid ikkagi seda tegema, et see oli vajalik ja siis olid need, kuidas seda teha niimoodi loomulikult oli alati see väljakutse ja siis mul oli omad nipid, et kohe, kui ta ütleb oma nime ära, et me pidime alguses ka küsima, et kõigepealt tervitus, what is your name ja siis ma kohe alati oli mu nipp, kohe see nimi korra ära kasutada juba, panna ta kuskile lausesse. Kusjuures, aga selle kohta ma nägin mingit klippi kuskil hiljuti, et kuidas õppida ära inimeste nimesid kiiresti. Et kui ta ütleb sulle oma nime, siis sa kõigepealt kordad seda, lihtsalt et kas ma sain õigesti aru, et Stiina. Stiina, väga hea Stiina. Sa oled juba tegelikult 2 sekundi jooksul seda 3 korda öelnud. Ja sa söövitad selle endale paremini aiu sellega, et sa seda kordad. Kordamine pidi tarkuse ema olema. Aga jah, et psühholoogiliselt seal vist on see efekt kuidagi, et kui su poole eesnime pidi pöördutakse, siis see on nagu kuidagi juba lähedasem kontakt. Ja, ma arvan küll jah.
ma arvan seal see, et Kristjan, ma arvan, see ei oleks läbi läinud kahekorrane. Oleks ikka pidanud podcasti lõpus ma peaks ikkagi veel ütlema korra. Nii, et siis Kristjan, vot sellega oli mul nii. Aga sa praegu juba kõik kordad ära. Ma olen juba mitu korda ära kasutanud ja. Ja aga ma arvan jah, see oli see taotlus jah, luua seda sidet, aga ma arvan, et selle nime kasutamisega peab kaasnema mingi teatav soojus või mingi teatav sõbralikkus. Et kui ma seejuures olen nagu hästi kauge ja noh, eks ta on, aga seda soojust, seda ei saa nii hästi mõõta. Et siis oli vaja ikkagi seda mõõta kuidagi selle nime kasutamisega. Minul on mingisugune nagu lapsepõlvetrauma võib-olla, sauema. Et kui pöördutakse minu poole eesnimega, mitte hüüdnimega, mitte siis on asi tõsine. Ja kui keegi ütleb Kristjan, lähed nagu pingesse rohkem. Ehk siis, et mul on olnud ka kolleege, kes on kuskilt kas õppinud ilmselt seda, et kui sa ikkagi kasutad teise inimese eesnime, siis sa hoiad seda suhet kuidagi soojamana ja nii. Aga mul enamasti tekitab see pigem vastureaktsiooni ja siis ma ise ka pigem väldin. Aga jällegi, et kui me seda sama sinu lugu ette valmistasime koos, siis ja sa seda mainisid, siis ma kuidagi kujutasin ette, et kuidas intervjueerija kasutab külalise eesnime ja see on nagu täiesti okei, et see on jälle natukene mingisugune roll, kuhu sa lähed sisse ja räägi, Stiina, miks sa tulid Hiltonist ära? Miks ma tulin Hiltonist ära? Ma ainult korra selle nime kasutamise juurde veel viitan, et tegelikult seda sama asja minu arust on tore kasutada ka turunduses, näiteks meilinduses. Mulle meeldib endale, kui see on muidugi automaatikaga alati seadistatud, aga et kui minu see nimi on veel kuskil teksti keskel ka, et alati need emailid algavad tere Kristjan, tere Stiina, aga see ka eeldab seda, et see tekst peab olema kuidagi suhestuv sinuga või mingit sidet loov, et ta ei saagi olla väga külm ja kauge, et ta peab minema selle sisuga kokku. Ja sõnastus peab olema hästi läbimõeldud selles suhtes, et vaata eesti keeles on see eriti probleem, et nimede käänamine, kohe tekivad see peab olema kindlasti nimetavas käändus. Ja samal ajal sa ei tohi seda lauset nagu niimoodi kohmakalt sõnastada, et kasutaja nimega Stiina, ei... Meil on potentsiaalne ostja nimega, kes loodetavasti varsti ostab. Meil on teile suurepärane personaliseeritud pakkumine. Juba ei usu. Jaa, aga nüüd ma unustasin muidugi selle küsimuse juba ära, mis küsisid. Ühel hetkel sa tulid miks ma sealt tulin Hiltonist ära ja ma tulin sealt ära sellepärast, et meid kõiki saadeti ära, sest et Hilton Tallinna esindus pandi täiesti kinni ja peaaegu 200 inimest koondati. Et lihtsalt see boks tuli oma postakas ja paber kaasa võtta ja minna. Ja see liigutati kuskil Aasiasse hoopis kõnekeskus. Kas see võis olla juba nagu selle suure majanduskrahhi mõju, üks esimesi mõjusid Eestisse selles mõttes, et Hilton on USA ettevõtte, USA-s hakkas see natuke varem pihta, kui ta meieni jõudis? Ja see oli seoses sellega, et selleks hetkeks olid Eesti palgad juba tõusnud palju, et see ei olnud enam see odav koht, kus seda tööjõudu siis all hankida, kuhu suunata. Ja, aga see oli seotud sellest, et veel ei tulnud seda suurt majanduskriisi, aga see oli see eeletapp. Eellaine. Võt, see on jälle huvitav, et miks meil läks halvasti sellepärast, et meil läks liiga hästi. Jah. Hakkas juba liiga hästi minema, ei saanud jääda kestma nii. Jaa, aga siis sa läksid konverentsikeskusesse. Kuidas sa sinna jõudsid? Jaa, kõigepealt kuna see Hiltoni asi lõppes ära, siis ma keskendusin veel bakalaureuse lõpetamisele. Mäletan siis selle aasta detsembris ma sain lõputöö kaitstud, see oli suur triumf, see on nüüd tehtud. Ja siis 1. jaanuarist mul algaski töö Eesti konverentsikeskuses ja see oli esimest korda päriselt täiskohaga töö ja minu jaoks esimene selline päris töö nüüd. Ja, et eelmised olid sellised õpingute kõrvalt või niimoodi
noh, niimoodi osaliselt, eks ju. Aga see oli siis jah, selline päris töö. Ja kuidas ma sinna sain? Ma võtsin ühendust selle firma juhi Urmas Kõivuga ja siis me arutasime seda asja ja siis talle meeldis see, et ma olin tegelenud müügiga. Eelmises kohas ma olin ka sinna nii-öelda müüjate kuldklubisse saanud, mis oli see 5% suurima läbimüügiga müüjad. Ja see oli ka väga hea kohe CV-sse panna. Ja siis ta võttis Urmas mind konverentsikeskusesse heateenindus.ee sellisesse üksusesse, jah, et see konverentsikeskus oli, sest kahjuks tema aeg sai ka ikkagi üsna varsti otsa. Ta oli, ütleme, võib-olla kõige lihtsam on seletada, et ta oli nagu Pärnu konverentside põhikonkurent. Et samamoodi nagu Pärnu konverentsid ja erinevaid konverentse, samamoodi oli ka juhtimiskonverentsid, siis meie Eesti konverentsikeskuses, turunduskonverentsid, meil oli siis teenindussektor, teeninduskonverentsid ja konkursid ja sellised asjad. Ja siis oli veel raamatupidamine ja tervise catering, mis siiani tegutseb, oli ka selle ajal. Best marketing on ka sellest ettevõttest alguse saanud, siiani tegutseb. Ja kui sa mainisid heateenindus.ee, siis praegu ju ongi, tegutseb ka see. Kui me salvestame. Jah, märts on heateeninduse kuu. Ei harjutanud seda. Ei harjutanud. Ja siis põhiline action käiski märtsis või? No vot, enne minu tulekut oligi nii, et tegeles minu kolleeg Pille Puss, kes nüüd on Pille Veldre, oligi tema peal kogu see asi. Aga siis tulin mina lisaks, et ei peaks nii olema, et Pille verininast väljas terve märtsikuu teeb 16-tunniseid tööpäevi, vaid et tal oleks ka tuge, et me jaotaks seda nagu rohkem laiali ka aasta peale. Tegite mõlemad 16-tunniseid tööpäevi märtsis? Ja just, et veel rohkem naerunägusid oleks igal pool. Ja ei, ikkagi see töökoormus meil jagunes, meil oli hästi tore ja mõnus tiim, et ma üldsegi tegelikult ei viriseks, ma ei teinud ühtegi korda ühtegi 16-tunnist tööpäeva tegelikult, käsi südamel ütlen. 15,75 oli maksimum. Ei, seda ma tegin siis, kui ma tegin sünkroontõlget oma firmalt, siis oli küll nii, et maid ja juunid olid vahepeal mõtlesin, et 16-tunnised päevad praegu. Aga konverentsikeskuses meil oli, ütleme jaanuarist meil algas suur selline märtsi ettevalmistamine küll, aga see märts oli täiesti selline paras, toimekas ja minu teha jäi ütleme müük ja üritusturundus. Et siis need head parima teenindaja konkursid, see oli minu vastutusala. Siis ma sain endale ka uudiskirjad, veel ka sellist turunduslikke tegemisi. Et jah, ütleme siis 2 sellist poolt, et ma pidin müüma seda heateeninduse kampaaniat. See oligi mul üks esimesi ülesandeid ka, üks esimene põhiline ülesanne ja siis ma selle esimese 2 kuuga ka siis 2-kordistasin selle ettevõtete arvu, kes osaleb selles kampaanias. Siis oli yes, see sai tehtud. Väga tulemuslik. Väga tulemuslik ja. Kuidas sa seda tegid? Kuidas ma seda tegin? Ma tegin niimoodi. Võtsin sellise väga raske, sellise väga trikika asja nagu telefon kätte, omaenda isikliku telefoni. Ja hakkasin vaatama nii Tallinna lennujaam, kes meil siin on, personalijuht või turundusjuht. Nii, helistame talle. Ja siis järjest võtsin neid ettevõtteid läbi ja pärast veel üks kolleeg seal konverentsikeskusest, teisest üksusest ütles, et noh, mõtlesin, et kes see on, kes siia tuli ja mida ta üldse oskab. Aga kui ta vaatas, kuidas ma müün järjest ja toon neid tulemusi, siis ta ütles, et okei, selge. Sa said sellega hakkama, et siis ma olin nagu juba tehtud mees sellest. Et selles mõttes tundub, et nagu see, mida sa Hiltonis tegid, oligi nagu liiga lihtne su jaoks, et inimesed helistavad, nad juba teavad, mida nad osta tahavad enam-vähem on ju, ja siis sa müüd neile versus see, et sa nüüd helistad külmalt. Ja siis müüd maha. No
ütleme nii, et see andis nagu hea kogemuse et see on hästi hea, kui sa suudad vajadusel ikkagi neelata selle asja alla, selle ebamugavustunde, see oli ikkagi mugavustsoonist välja tulla kindlasti. Et aga kui sa vajadusel suudad ikkagi ennast või oma üksust või oma projekti või oma ettevõtet teistele arusaadavas keeles lahti seletada. Ükskõik, kas sa kirjeldas seda müümisena või sa kuskil networking'u üritusel lood suhteid, et see on tegelikult ka üks väga hea oskus. Aga ma sain aru ka, et kui ma oleksin nüüd müügitöötaja hommikust õhtuni, siis ei, seda ma ei jaksaks kogu teha, sest see on raske, sa saad neid eisid. See on väga raske ikkagi ka. Korra pandi toru ära ka, aga see juhtus ainult korra umbes 400 korrast vist. Tegelikult väga vähe. Absoluutselt. Ja, aga see on ikkagi selline tunne, nagu oleks saanud just kõrvakiilu. Ma tahtsin just öelda, et aga see on sul siiani meeles. See on siiani meeles, jah. Et see oli selline osa minu tööst, aga see magus osa minu tööst minu jaoks oli ikkagi see üritusturundusprojektid, asjade väljamõtlemine. Me tegime ka näiteks ühe filmi, teenindusfilmi isegi, Tartu linnavalitsus tellis meilt. Saime selliseid väga huvitavaid väljakutseid ja see oli hästi vahva, et ma sain neid, et Pille ja Urmas siis ka nagu usaldasid mulle anda neid tükikesi. Ja see oli väga, väga põnev. Üks kõige toredamaid tööülesandeid äkki võin, kui ma võin seda rääkida. oli selle parima teenindaja valimise konkursi raames. See konkursi enda tegemine oli ka kõik väga, väga põnev. Siis meil olid eksperdid, kes hindasid sellised kirjalikud ülesanded veebis. Aga siis kõige vahvam minu jaoks oli see, et lõpus oli meil finaal. Siis finaalüritus, kuhu siis finalistid tulid. Siis selle teeninduskonkursi finalistid ehk siis valiti välja 5 finalisti Tartus, Tallinnas ja siis Eestis ka. Ja nemad siis pidid tegema rollimängud ja selleks meil olid siis ka rollimängus on vaja sul paarilist ja paariliseks siis me kutsusime noored teatrihuvilised ja selleks mul oli siis VHK teatriklassis oli mul vend, tema kaudu ma sain neid Tallinna inimesi ja siis Emajõe suveteatrist sain siis isa soovitas neid Emajõe suveteatri stuudio noori. Ja see oli siis küll väga selline magus, kui hästi nemad tegid neid etüüd. Need olid tegelikult nagu etüüdid ikkagi ka, kus ta pidi mängima siis kas pettunud klienti või klienti, kellel on ikkagi mingisugune probleem enamasti. ja seal meil Tartus käisid näiteks siis ühed kaksikud, 17-aastased stuudiost, kes tegid oma etüüdid ära ja me siis olime täiesti ise seal nii-öelda lava taga täiesti naerust kõveres, nii vaimukalt, nii hästi, improviseerisid seda kõike. Ja nüüd saab neid näha, tol hetkel nad käisid meil põhimõtteliselt tasuta, kommikarpi isegi ei tahtnud sellest vastu, piinlik öeldagi, aga nüüd näeb neid Linnateatris vennad Piusid, Märt ja Priit. Vot, et selliseid magusaid ja vahvaid hetki oli seal. Ja siis tuli masu ja pidu sai läbi. Jah, see tuli ikkagi väga ootamatult, et natuke oli midagi kosta, et äkki see pidu võib läbi saada. Aga kui see ikkagi tuli, siis see oli täitsa selline külm dušš. Et ma ei arvanud seda, et ikkagi kogu see Eesti konverentsikeskus, meil oli umbes 16 töötajat ja mitmes riigis. Eesti, Läti, Leedu, Horvaatia isegi ja kõik see ikkagi pandi kinni ja firma läks pankrotti ja see oli selline olukord siis ka, kus järsku kaotasid, kas see oli siis 2008, mis aasta see oli, võis olla midagi sellist 2008 kevad, aga see oli see hetk või aeg, kus väga palju töötuid järsku tekkis. Irene Annus rääkis siin sellest ka ühes teises episoodis, minu arust ta isegi ütles äkki üle 100 000 töötaja oli hetkel või see number oli hästi suur ja mina hindasin siis oma võimalusi, et nii humanitaarharidus, nii keeled, muidugi keeled on väga vajalikud alati.
kirjandus ja siis see üritus, turundus, müük, noh müüki ma teadsin, et ma ei soovi minna ainult müüki, et selles vallas oleks kindlasti ka leidnud, aga teadsin, et seda ma ei taha. Ja siis ma nüüd tundsin, et ma olen täitsa nagu lõhkise küna ees, et mis nüüd edasi saab. Ja ma mäletan, et siis ma mõtlesin, et no jaa, nüüd on see hetk, et ma peaksin nüüd hakkama ennast inimestele pakkuma, noh tutvustele saatma, tuttavatele infot. Mõne kirja ma ikka suutsin ära saata. Muidugi palju rohkem oleks võinud teha, aga no see hetk oli see nii. Noh ja siis üks inimene, kellega ma võtsin ühendust, oligi siis näiteks Margus Rink, kes käis ka eelmisel aastal siin kõnelemas. Tol hetkel ta oli, minu arust ta oli Eesti Energias ja oli üks suur juht. Ja Margus kirjutas isegi ka ilusti vastu ja küsis, et ahaa, mis osakonda sa tahaksid tulla? Noh, et on see siis personalitöö, turundus, mis see võiks olla, administratiiv midagi. Ma ei teadnud sel hetkel isegi, et kuhu ma tahan minna. Ja ma ei vastanudki midagi, sest ma ei suutnud seda välja mõelda. Et vahel ongi väga keeruline see, et sul ei ole tegelikult ikkagi, mul ei olnud sel hetkel nagu piisavalt infot, et kuhu edasi. Noh nüüd ma annaks endale kohe väga palju häid nõuandeid, et kuidas seda infot ikkagi hankida, töövarjuks käia või noh, nende valdkondade kohta rohkem infot saada. Aga üks siuke niidike hakkas mul edasi hargnema, et ma teadsin, et noh, kuhugi nüüd on vaja siit ikkagi edasi liikuda. Ja siis ma sain ühe inimesega kokku, kes oli sünkroontõlk Euroopa Parlamendis ja tema siis töötas Brüsselis, elas Eestis ja käis Brüsselisse tööle, Marrit. Ja saime kokku ja tema siis rääkis, et tema soovitab minna konverentsitõlget õppima, see on siis sünkroontõlge ja muud tõlkeliigid. Ja siis ma mõtlesin, et ahaa, et mul on ju keeled olemas, inglise ja itaalia keel, seal oli just see hea, et sul oleks mitu võõrkeelt heal tasemel ja vene keel, noh, et midagi muud kui vene keel oli sel hetkel just, sest vene keelega nad tollal ei õpetanud. Jah, et siis sellest mul tuli nagu selline järgmine verstapost. Jah. Ja siis sa ühesõnaga tegid seda, hakkasid seda õppima ja tegelikult siis hakkasid ka kohe tegema enam-vähem. Ja tegelikult tahaksin siia vahele ühe asja veel öelda. On see, et kui ma mõtlesin, et mida nüüd edasi teha, mul oli tegelikult 2 valikut, mis mulle nagu meeldis ja millega vahel ma kaalusin. Esimene oli laulmine. Käisin isegi laulmas ette ka. Kus kohas see nüüd oli, kas see oli nüüd EMA või oli see nüüd Georg Otsa kool, ausalt öeldes mul ei tulegi isegi see praegu meelde, aga ma sain isegi head tagasisidet ja mulle isegi anti lootust, et võiksite täitsa küll mõelda. Jah, aga see oli mul üks mõte ja ma olin sel hetkel nagu töö kõrvalt ka hakanud tegema selliseid väikeseid keikasid, et kuna ma mängisin kitarri, siis ma sain ka üksinda esineda, mis on ka väga hea, et sa lihtsalt üksi teed ära mingisuguse esinemise, et seda oli ka aeg-ajalt olnud ja see oli ka hästi vahva. Aga siis ma mõtlesin ikkagi, et see võiks nüüd olla ometigi midagi praktilist. Midagi tõsist. Laulmine, mõtlesin, et okei, et see võib-olla jääb ikkagi selliseks hobiprojektiks, et ma panen ikkagi oma aega midagi, mida ma saan kindlamalt kasutada ja mis annaks mulle kindlama töö. Ja siis ma mõtlesin, et olgu, et aga võtame siis selle sünkroontõlke ja siis ma läksin sinna, oligi nii, et ma vist mai alguses oli viimane tööpäev juunis, siis juuniks mul oli juba väga igav öeldes see töötaeg. Ma mäletan, et see suvi tundus ilmatu pikk, aga juunis olid need katsed ja ma sain need õnneks edukalt tehtud, saingi Tallinna Ülikooli, siis sain magistrisse sisse. Ja siis oli vaja siis suvi kuidagi mööda saata, ma mäletan, kuidas ma siis mingite hobidega sisustasin oma aega ja siis septembrist algas see õppe ja siis algaski sünkroontõlge
õpe. See oli selline hästi intensiivne ja see õpe oli tõesti praktiline, see mulle hästi meeldis. Jah. Kui kiiresti seal siis nagu praktiseerima sai hakata? Praktiseerima tõlkimist. Ma arvan, et see oli vist, no esimene aasta oli, meil läks palju mahvi ka selliste üldainete peale, et lihtsalt sissejuhatus majandusse, sissejuhatus õigusteadusesse, sest et tõlgil on vaja ka selliseid taustateadmisi, see on hästi oluline. Siis oli tegelikult ma sain aru, et kui head, ma ikka koolis õppisin füüsikat, keemiat, ükskõik mida, et kõike seda võis vaja tulla, sest et jah, ka edaspidi oli mul üks peamisi kliente oli erinevad ministeeriumid, siis sõltuvad sellest, et mis valdkond neil on, seda võis täitsa seinast seina neid teemasid tulla ette. See oli ikkagi väga hea, kui mõtlesin, et head ma ikka neid anijoone ja katijoone seal keemiatunnis kunagi õppisin, kui teema läheb mingisse sellisesse asja. Aga sul on mingisugunegi aim sellest, millest räägitakse üldse, on ju? Jah, mingisugune aim, jah, just. Kuigi ausalt öeldes, tihtilugu ikkagi see taandus sellele, et loodetavasti siis see esineja saatis ikkagi näiteks õhtul kell 10 oma järgmise hommiku slaidid, et sa kiiresti vaatasid need terminid üle. Et siis järgmisel päeval ikkagi kuidagi pea vee peale jääda. Sest üks asi on see, et sa seda koolis õppisid, aga teine asi, et kas sa nüüd tead neid asju nimetada ka itaalia ja inglise keeles? Just, jah. Ja ka see, et sa ei tea kunagi, et kuhu see esineja oma jutuga jõuab või mis väiksed ootamatused tal seal varuks on. Ja, aga see jah, et kuidas praktiseerima. See oli vist jah, see õpe on 2 aastat magister ja siis teise magistriaasta alguses ma mäletan, et meie kursuse juhendaja Tiia Falk ütles, et nii, et nüüd sel aastal hakkab teil tulema praktikavõimalusi ka, et olge siis aktiivsed, osalege. Ja siis ta ütleski, et nii, nüüd on meil esimene võimalus on siin käes ja kes tahab minna Tallinna Ülikoolis, ma ei tea, järgmisel nädalal näiteks. Ja siis muidugi ma olin käsi püsti, sest et kui sa ei hakka kohe pihta, siis millal sa üldse pihta hakkad, ikka tuleb kohe minna. Ja mul oli ka hea see, et mul oli eesti inglise, et ma tõlkisin inglise keelest eesti keelde ja ka eesti keelest inglise keelde, mida enamikel tudengitel ei olnud seda suunda, nii et ma sain nagu rohkemaid võimalusi kohe oli näha, et see on väga hea, et ma mõlemat pidi tõlgin ja mõlemat pidi nagu õpin. Ja siis ma ütlesin, et jaa, mina lähen. Ja siis, aga mis asi see on siis või täpsemalt. Ja siis selgus, et see on päris tõlge, mitte nagu tummade mikrofonidega, vaid päris tõlge, siis ma olin nagu oot, ma nüüd ei ole kindel. Kas ma olen selleks veel valmis? Äkki ma ikkagi ei lähe, aga siis ütles juhendaja, ei, sa lähed ja teed ära ja ei ole siin mitte midagi. Ja siis veel oli see järgmine üllatus mulle oli see, et kes siis esinema tuleb ja siis selgus, et see oli kõige sellisema tähtsama rolliga inimene, keda ma üldsegi olen tõlkinud, NATO peasekretär Rasmus Fogh Rasmussen hetkel. Wow. Ja esimene päris tõlge, jah. Ja see oli esimene päris tõlge ja selle tõlke, jah, nende tõlgetega ongi nii, et üks hetk võid tõlkida näiteks Eesti presidenti ja teisel hetkel lähed kuskile reoveejaama. Kui on vaja, siis on vaja. Kui on vaja, siis on vaja. Ja. Aga jah, et siis hakkas neid võimalusi tulema ja ma avastasin, et mulle meeldib ka organiseerida. Mulle meeldis, et seal oli ka oluline selline see suhtlus ja see korraldus, et ütleme, et sul tuleb siis kas siis näiteks tõlkebüroo tellib sult või siis mingisugune firma või organisatsioon, et mulle meeldis ka olla see vahelüli, et kes selle suhtluse ära organiseerib, et sa pead siis korraldama ka, et teine tõlk tuleks enamasti, see on paarides, võib-olla on ka veel mõned keeled või rohkem tõlke vaja. Ja siis mulle meeldis ka see suhtlus kliendiga, et seda ka teha. Et jah, seda ma ka avastasin, et see korralduslik aspekt. Ja samal ajal selle korraldusliku aspektiga ikkagi ka juhtus asju või ütleme, oli vaja olukordi lahendada, et... Ja seal juhtus ka ikka üht koma teist ja selline kõige klassikalisem olukord tõlkes, milleks iga tõlk peab alati valmis olema, on see, et kui sa lähed sinna oma
kabiinikesse, see on niisugused klaasist kabiinid tavaliselt konverentsisaali tagaotsas või kuskil võib-olla on sisse ehitatud kuskile kõrgele paigutatud. Et sa pead olema valmis ka selle valehäbi alla neelama ja vajadusel jätad oma asjad ja tormad sinna helipulti või vajadusel sinna esiritta korraldaja juurde ja ütled, et meil ei ole näiteks heli, ma ei kuula, ma ei saa teha praegu oma tööd. Et siis on vaja lihtsalt tormata ja kiiresti seda asja ka lahendada. Mitte niimoodi mõelda, et äkki keegi avastab, et me ei kuule siin mida. Jah, et tõlget ei ole olnud juba pool tundi. Äkki keegi tuleb. 3 viimast kõnet ei ole. Kõik vaatavad klappe, mis toimub. Ja et isegi vahel ma tegin niimoodi ka, et kuna ma vaatasin, et ma olin alati valmis tormama, siis ma ütlesin et kolleegile, et võtta sa üle praegu, ma lähen torman ise sinna ette, et ma teadsin, et talle oli see ebamugav, et ma teen siis ise selle ära. Aga vahel oli ka seda näiteks, et meil töö käis ka baarides, mis oli minu jaoks hästi tore, et tõlgid alati toetavad üksteist, nad on alati see õlatunne ja kui vaja, siis sa päästad teist nii-öelda, et näiteks kui teisel on mingi raske aktsendiga kõneleja ja oli näiteks selline asi, et rääkis üks itaallane inglise keeles, aga väga tugeva Itaalia aktsendiga. Ja siis ma nägin, paariline on nagu hädas sellega ja siis ma ütlesin, et ma võtan ise üle, sest ma olen itaallasi lihtsalt nii palju kuulnud inglise keelt rääkimas, et mul oli sellega nagu lihtsam. Teine hetk sai paariline aidata mind šoti aktsendiga, et tal tuli see lihtsamini. Mõlemad võivad olla päris raskesti arusaadavad, kui sa ei ole sellega nagu palju kokku puutunud, on ju. Ja konverentsidel tulevad kõnelema ikkagi ka inimesed, kes ei tee sellist kõnelemist igapäevaselt ja kelle jaoks see on võõrkeel, mida ta räägib võib-olla väga harva. See on talle ka väga-väga suur väljakutse ja raske ja ta võib-olla räägib ka grammatiliselt täitsa valesti ja sa pead sellest rägastikust kuidagi läbi murdma ja saama aru, mida ta tegelikult öelda tahab. Ja seejuures, eks ju, et ka kõik need, kes ütleme, kui sul on inglise keelde see sünkroontõlge või inglise keelest eesti keelde. Eesti keeles ilmselt on see, et kõik, kes seda eestikeelset tõlget kuulavad, ikkagi eesti keelt pigem oskavad. Aga inglise keelde see tõlge võib olla ju selline, et sul ei ole ka need, kes räägivad inglise keelt emakeelena või igapäevaselt või niimoodi, vaid lihtsalt, et ainukene keel, mis menüüs on, mida ma enam-vähem saaks aru, võtame siis inglise keele. Et siis tegelikult see tõlge peaks olema võimalikult siuksesse lihtsasse keelde ka või mitte nagu liiga nagu ilustatult ja jah, tavaliselt inimeste arusaamine keelest on ikkagi märksa parem kui see, kuidas nad selles keeles ennast ise väljendavad, et see passiivne keeleoskus on tavaliselt üsna palju paremal tasemel, aga jah, et ütleme mingite idiomaatiliste väljenditega mitte minna liiale, sest nendest on ikkagi tihti raske aru saada ja samamoodi britt ei pruugi aru saada mingist Ameerika väljendist. Ma olen ise pidanud brittide ja ameeriklaste vahel tõlkima. No võt. Siis ma olin küll õnnelik, et meile koolis õpetati mitte ainult keelt, vaid ka igasuguseid kultuurilisi iseärasusi, et nii Ameerika kui Inglismaa kohta, et see ma ütlen, kogu see taust tegelikult mängib sinna sisse. Just, jaa, aga ikkagi selline jah, et sul oleks selge diktsioon ja arvestada ja tegelikult arvestada natuke tõesti ikkagi inimese keeletasemega ja ka tema vahel, kui sul on võimalik arvestada tema teadmiste tasemega, et kas ta et kas näiteks teema on meditsiin, kas kuulajad on arstid või nad on meditsiiniõed või lihtsalt sotsiaaltöötajad võib-olla, kes ka selles valdkonnas teavad, selle järgi sa võib-olla valid ka, et kas sa ütled katseklaas või sa ütled in vitro või aga reaalsuses see töö oli ikkagi selline puusalt tulistamine, et see on hästi kiire ja sa üritad seda tunnetada, aga sul ei ole väga palju aega nüüd mõelda, et mis sõna sa siit valid. Et see kiirus oli seal ikkagi jah. No ikkagi sünkroontõlge, mitte kunagi hiljem tõlge. Mitte saadan sulle hiljem meiliga järgi. Tule homme, ma teen kokkuvõtte.
okei, aga siis ikkagi kogu see tõlkimise asi ühel hetkel sai otsa, pluss siis et talviti oli vaiksem hooaeg, et konverentsid ikkagi põhiliselt on meil nagu soojemal ajal. Ja just, ja üks talv ma veel mõtlesin sellise kavala asja välja, et kuna talv oli nii vaikne, no nii vaikne, et võiks enam-vähem sinna Kuutsemäele alaliselt minna ja lihtsalt suusatada järjest. Et ikkagi vähe tööd, siis üks talv ma veel tegin niisuguse triki, et ma läksin praktikale Luksemburgi, kirjaliku tõlke praktikale. Euroopa Parlamenti saigi täpselt niimoodi 3 kuuks minna, mis oli ka väga tore, väga vahva kogemus, see oli siis 2016, ma arvan. Ja et siis ma sain ka seda Euroopa Parlamendis töötamise asja proovida ja maitsta. Sain isegi endale oma kabinetti praktikandina. Wow. Ja. Aga jah, aga siis ikkagi tuli koroonaaeg ja pärast koroonat muutus ka see tõlkemaastik päris palju ja konverentsimaastik ka, sest väga paljud üritused kolisid veebi, rohkem kui üldsegi varem. Ja tõlget hakati ka kutsuma, varem oli ikkagi terveks päevaks, aga nüüd tekkisid sellised väikesed jupikesed, mida sa siis kuidagi distantsilt niimoodi umbes kodust köögist tõlgid. Samal ajal praed muna. Ja võt seal oli see, et ikkagi see peab olema täielik vaikus ümberringi, et see kodu peab sul olema selline üsna hiilikindel, kui sa teed seda sünkroontõlget, jah, enam-vähem. Et siis see muutus nii palju, mulle ikkagi selle üks suur võlu oli olnud minu jaoks ka see, et ma tulen sinna konverentsile kohale. Ma olen osa sellest melust, sa näed, kuidas seal ka sünnivad vahel koha peal sellised, see on ka selline suunamudimine või et sa oled nagu sellise sündmuse keskel. Ja lihtsalt tööd jäid väga palju vähemaks. Ja kolmandaks oli see, et mul oli juba need kõrvad olid see sünkroontõlge. On selline tervist kahjustav töö ikkagi ka, kuna sa kuulad kõva heliga, kõva volüümiga heli, siis sünkroontõlkidel on rohkem seda kuulmislangust või kõrvade tundlikkust ja minul tekkis see kõrvade tundlikkus ja mõtlesin, et võiks hakata seda asja ikkagi nüüd koomale. Sul on tegelikult, sul on vaja kuulda ka, kui kõneleja midagi vaiksemalt ütleb, aga samal ajal siis see nivoo on niivõrd kõrge, et jah, sest samal ajal ma räägin ise ka oma kõva häälega ja pean kuulma esinejat ja minul oli kogu aeg see volüümi nupp ikkagi praktiliselt põhjas ja see hakkas ikkagi, ütleme, nende valuvaigistitega töö käimine ei ole mingi hetk enam nii lõbus. Ja siis ma mõtlesin, et nüüd ikkagi tuleks hakata midagi muutma. Ja sa lubasid endale unistamist? Vat kui hea märkus, jah. Eks ju, võiks ju mõelda niimoodi tõesti, et see on tegelikult võimalus nüüd lubada endale unistamist. Ja, aga samal ajal, asi on lihtsalt selles, et sel hetkel sa ei ole enam see tudengi eas, eks ju, kes saab niimoodi mõnusalt vanemate kodus elada ja muretu elu nii-öelda. Aga sul on juba kohustused, lapsed, maja, kodulaen, korterilaen ja kõik see asi ja selline surve juba kuklas. Ja siis nagu ununeb täiesti ära, et see võiks olla praegu see unistamise hetk, eks ole. Ja minu jaoks ma arvan, see oli ikkagi selline nagu hästi ebamugav pitsitav tunne, et nüüd ma pean seda muutma, kuidas ma seda muudan, kust ma hakkan pihta. Kuhu ma nüüd lähen? Kes mulle seda ütleks, jaa. Sest karjäärinõustaja ei oska sulle seda ka öelda, ta ütleb, et see on sinu sees, aga mul ei ole veel infot. Et kuidas ma seda ikkagi otsustan. Ja sel hetkel
oli minu jaoks tegelikult hästi hea nügimine või jah, nüke oli see, et minuni jõudis üks meil üleskutse, et Targa Tööühing teeb Work in Tech sellist programmi ja see ongi just ümberõppeprogramm. Ja see oli veel naistele ka, nii hea, täpselt nagu mulle, eks ole. Check, just. Ja siis ma mõtlesin, et no nii, et seni nagu mul on kuidagi olnud mingi ebapraktiline valik, siis mul on olnud see keel ja kirjandus ikkagi natuke ebapraktiline, siis mul on olnud see valik hästi kitsas, sünkroontõlge. Okei, mul oleks vaja midagi laiemat ja võiks olla midagi, mida on nagu palju vaja. Kogu aeg räägitakse, et IT inimestest on tohutu puudus. Aga ma lähen siis seda tegema. Hakkan otsast pihta, et vaatame, mis sealt tuleb. Ma mäletan veel, kuidas mõni inimene naeris. Et sina ja IT, sa oled ju IT-st täiesti kauge või? Ei, täiesti sõbralikult, ma mäletan, kuidas vend naeris, ta aitas mul mingit asja seadistada. Väga sõbralikult, väga toetavalt ta itsitas selle üle, siis ma ütlesin talle, aga vaata, Aleksander, sellega ongi täpselt nii, et kuna ma seda ei oska, siis mul ongi seda vaja õppida. Ja aga miks mitte ja siis ma saingi sinna nende Work in Techi naiste hulka, ma vastasin, et mu hea sõbranna on ka seal. Siis ma palusin, et meid paadendaks ühte sellisesse 8-sesse tiimi, 8 inimest, umbes 7-8 oli meid. Ja see oli ka selline tiim, mis nagu, et see toetaks üksteist, sest on raske õppida e-kursusi niimoodi digitaalselt, ta on elust. See on nagu väljakutse, aga teha seda sadade tundide kaupa ikkagi. Et ja siis ma õppisin seda IT-d, meil pakuti sealt teisi toetavaid asju veel, et mis osutus tegelikult ka väga-väga heaks. Et esiteks me kuulsime inimeste lugusid, kes on ka karjääripööret teinud. Ja siis meid lihtsalt ka õpetati, et kuidas sa teed oma CV-d, kuidas sa võiksid tööintervjuul head muljet jätta ja nii edasi. See oli ikkagi hästi hea pakett. Kohe tore, et keegi nagu tegeleb meiega. Mõnus tunne, aga väga kasulik. Ja seal oli isegi ka motivatsiooni selline asi, mis oli tegelikult ka vahva. Ja Hardi Ravalepik minu arvates oli see, kes meil käis kõnelemas. Ja, et see oli kõik selline tore. Ja siis ma mäletan veel, kuidas ma seal mõtlesin, et oot, miks meil seda LinkedIni asja siin nii palju nüüd on? 6 tundi ja ma tahan nüüd öelda, Indrek Põldvee oli meil, kes käis kõnelemas ja mõtlesin, et aga miks me nüüd nii palju neid tema webinar läbi peame vaatama, et tõesti nüüd ja hakkasin neid vaatama, meile anti veel mingisugune suur kodutöö ka, et ikkagi teha oma LinkedIn korda ja siis nüüdseks on ikkagi kujunenud nii, et LinkedIn on mul üks peamisi leibasid või nii öelda. Et LinkedIn on see, kuidas ma ise olen leidnud oma kliente ja kuidas ma aitan oma klientidel leida oma kliente läbi persooni brändingu. Et see LinkedIni asi ikka osutus väga kasulikuks, et ikkagi hea. Hea, et seda seal oli. Nüüd see põhimõtteliselt juba jõudsidki sellega peaaegu, et tänapäeva välja, eks ju praegu selle mõttekäiguga. Et aga seal Work in Techis olid ka mingisugused siuksed esimesed võib-olla eduelamused, et kui sa oled täiesti uues teemas, sul on vaja neid eduelamusi, et sa tunneksid ennast seal kindlamalt ja liiguksid julgemalt edasi. Eduelamused ja ma õppisin seda IT-d ja ma teadsin, et võiks teha nüüd kiiresti selle IT-mooduli ära, see oli 180 või oli 160 tundi, ikkagi palju. Et kui teed kiiresti ära, siis saad valida ka järgmise mooduli, mis on kas näiteks Java, Python, kui ma õigesti mäletan, projektijuhtimine, IT-projekti juhtimine või näiteks digiturundus. Ma mõtlesin sealt küll, et nüüd peaks ikkagi vist selle projekti juhtimise võtma või nii, aga seal viimasel hetkel ma mõtlesin, ma ei tahaks seda turundust, ma võtan ikkagi turunduse. aga jah, et seal oli nii, et õppisid, see tuli nii raskelt see IT mõtles, et ma ei taha enam kunagi eriti seda PowerShelli musta kasti jõllitada, et ma ei tunne ennast mugavalt selles keskkonnas, nagu ma ikkagi nagu, mul on siuke tunne, et mõni teine inimesed teeks selle ülesande kiiremini ära, aga ma mõtlesin nii, aga ma proovin, ma vaatan. Ja
ma tundsin, kuidas minu see suhtumine, mingisugune paradigma muutus ikkagi, et ma otsustasin, et jah, ma ei ole võib-olla, tehnika ei ole võib-olla nii väga minu teema olnud, aga ma proovin, et aga võib-olla ma oskan tegelikult neid asju lahendada. Ja siis ma mäletan, kuidas ma olin sõbrannal külas ja ta ütles, et jah, et see ahi jah, aga ma seda ei oska kasutada, ma lihtsalt vajutan siin ühte nuppu, et ma ei oska neid programme panna. Siis ma ütlesin, ahaa, aga vaatame. Siis ma ütlesin, no vot, sest et ma just praegu teen seda work in tech kursust, oli ma Kuklas. Ma vaatan, et näpin natuke neid nuppe ja siis ma näitasin, avastasin, et kuidas seda ahju ikkagi saab kasutada. Nii et ta hakkas seda kasutama, ma mäletan ämmal, ma tegin mingi mobiili oma, lahendasin ära, et need olid küll sellised väikesed eduelamused, et ahaa, näed, ma sain hakkama. Et ma arvan, et see ikkagi nagu õpetas seda, et ära piira ennast liiga palju, öeldes, et ma ei oska seda või teist. Et ma ei pea võib-olla, jah, et ma ei pea õppima arendajaks, sa ei pea just seda asja, aga mingi tehniline teadlikkus või mingid sellised asjad, tehnikat on meil igal pool, et see kulub marjaks ja üldse ei ole mingit põhjust, miks öelda, et ma ei saa tehnikaga hakkama, et sa saad. Ära mõtle ennast ise mingitesse raamidesse kinni, on ju. Et lõppude lõpuks väike saladus kuulajale ka, et ega IT-inimesed ju ka kohe laksust ei tea alati, kuidas mingit probleemi lahendada. Nad lihtsalt julgevad katsetada, kuni lõpuks, nii sai. Ja just, ja ma sellele kommentaariks veel ütleks, et ma tundsin, et selle IT-kursuse lõpus just, et must tekkis julgus näppida erinevaid nuppe. Aga tõesti jah, tihti ongi see, et sa jõuad selle lahenduseni, siiani tegelikult digiturunduses on ka vaja lahendada mingi, päris palju sellist tehnilist troubleshooting ut, probleemide lahendamist ikkagi ka sekka. Kuigi mul on hästi loominguline suund, aga ikkagi sinna on ka seda, et siis lihtsalt sa pead natuke nagu vaatama, et okei, mida siit tohib puutuda ja et vaadata, et kuidas see menüü on siin üles ehitatud või nii, et sa lihtsalt nagu pead natuke seda asja niimoodi uurima. Ja praegu sa juba teed seda digiturunduse värki siin 3. aasta käib, eks ju? Jah, midagi sellist küll, jah. Jah, see aeg lähebki jah kiiresti ja kas hakkab jah, pole tõesti juba 3. aasta. Jah, et 3. aasta käib jah, just 2+, täpselt. Jaa, aga nüüd ma ütleks, et digiturundusena see algas, aga minu töö on, seal on sekka ka digiturundust, aga põhiliselt minu see põhiline mõjutuskang või kuidas ma mõjutan inimesi on läbi selle loovuse rohkem, et visuaalid, videod, tekstid, aga sinna juurde kindlasti ka see tehnilist osa. Enne kui me läheme küsimuste juurde, siis milline sisu siis LinkedInis kõige paremini levib? Väga hea küsimus. Just, et kuidas jõuda inimeseni ja kuidas jääda silma, kuidas jääda meelde. Ma vastaksin sulle ühe lauluga, Kristjan. Ja see on üks ingliskeelne laul, natuke jõuluhõnguline, aga kannatame ära, pole midagi. Iga päev on jõulupäev. Just. LinkedIn rock. Start with a hook, make your audience stop. Double your reach with a comment or two. DM some love, watch connections come through. Post with intention, it's the best way. And with call to action, slay. Habits come through, you'll soon see. LinkedIn wrapped a legacy. Ma ei tea, kuidas mul see siin juhuslikult põrandal oli. Wow, sa oled täiesti hämmastav. Kuule, suurepärane. Ma muidugi olin ise praegu nii lavanärvis, et ma üldse ei jõudnud kuulata, et mis siis... Jah, mis ma rääkisin, eks ju? Jah, mis need siis asjad on? See on niimoodi, et kui sa tahad, et su postitus, eesmärk on, et su postitus haaraks inimest lugema ja hoiaks teda lugemas ja viiks nagu soovitud kohta. No ükskõik, kas on LinkedInis, võibolla see on Facebookis, no tegelikult ka TikTokis saab panna seda teksti juurde, aga no LinkedIn on kõige tekstipõhisem
koht nendest põhilistest sotsiaalmeediakanalitest, siis esiteks number 1 alusta oma postitust mingisuguse konksuga. Konksuga, see võib olla midagi ebatavalist. Midagi, mis nagu tekitab, mida ta siin mida ta siin teeb ja see võib ka olla näiteks, ma toon välja, tuleb praegu esimesena meelde üks virtuaalne assistent Signe Vilms, kes alustas oma LinkedIni postitust niimoodi. Käisin linnas. See on lihtsalt nii ootamatult, nii vähe pretensioonikas, et see tõmbab tähelepanu, et nii. Et alusta mingisuguse konksuga või mingi julge avaldus, midagi intrigeerivat, midagi ootamatut, kummuta mõni müüt. Nii et alusta ebatraditsiooniliselt, siis ma tuletan meelde, mis need laulusõnad mul olidki. Start with a hook, make your audience stop, et peata nad. Double the reach with a comment or two. No jah, LinkedIn ja sotsiaalmeediakanalid, nad on ka sellised ikkagi sotsiaalsed keskkonnad. Et kui sa tahad, et su postitust hästi leviksid, siis ja jõuaksid inimesteni, siis ole ise ka sotsiaalne. Et tunne huvi teiste vastu ka, kirjuta neile ka kommentaare ja like ja siis on lootust, et ka nemad tulevad sulle nii-öelda hoogu lükkama, kaasa rääkima sellel teemal, millest sa räägid. Käsi peseb kätt. Käsi peseb kätt, just nii, jaa. Just ja siis see sisu osa võiks olla, kõige lihtsam võiks olla selge, et ma saaksin aru, mis sa tahad öelda. Naljakas võib-olla kõlab veidralt, aga tegelikult väga tihti peale, kui me ennast väljendame, siis see jääb natuke häguseks või ebamääraseks. Ja tasuks mõelda, et see inimene, kes loeb, ütleme nii, et ta ei tunne sind, ta ei tea üldse, mida sa teed või mida su firma teeb ja sa nagu räägiksid, seletaksid seda lahti, aga seejuures räägi nagu sõbraga. Nagu hea inimesega, kellele sa soovid head, sa tahad talle jagada mingit head infot või mingit emotsiooni või jah. Ja lõpetuseks, alguses oli konks, siis on sisu ja lõpetuseks ütle inimesele ka, et mis sa tahad, et ta edasi teeks, et hoia seda sidet edasi, et praegu nagu kohtusime, aga millal me jälle näeme? Mis ma nüüd teen sellega? Mis ma nüüd sellega teen, ja. Ja siis näiteks ütledki, see võibki olla näiteks see, et ma jagan siin näiteks infot selle ja selle teema kohta, kui sa tahad veel sellest kuulda, siis kliki follow, vajuta näiteks minu jälgijaks või saame sõbraks või siis tule minu kodulehele, kui sa tahad selle kohta rohkem infot saada või kirjuta mulle või. Et kuidas ma saan seda sidet hoida, on see viimane. Ja, nagu meil siin alguses on, et kui sa tead kedagi, kirjuta mulle. Meil on kohe alguses call to action ära, et ei peagi lõpuni kuulama karjäärikänakuid. Täpselt nii, väga hea. Okei, lähme nüüd küsimuste juurde. Jah. Mis hirmudega sa oma karjääri jooksul oled pidanud toime tulema? Jaa. Minu põhiline hirm on olnud, eriti siis, kui ma hakkasin seda karjääripööret tegema, siis seni, see on järsku mingi selline hetk, kus sul on selline tunne, et ma nagu alustaksin nagu uuesti nullist. Ma olen nagu, tegelikult ei ole nullist, sest nii paljusid neid kogemusi, mis sa oled varem saanud, sa oled tekstidega tõenäoliselt töötanud, sünkroontõlkes me õppisime ka kõnesid tegema, mis on nagu postitus hästi sarnase ülesehitusega ja struktureerima oma tekste ja kõne, et seal on nii palju tegelikult sarnast. Tegelikult seda kogemust, mida sa saad kaasa võtta või ka näiteks iseenda tööandjaks olemine, ettevõtlus ja nii edasi, see on ka juba, mis ma olin varem teinud. Aga sinna juurde on ka väga palju uut vaja juurde õppida, lihtsalt paratamatult, see on nii ja see on raske, see on kohati on see raske ja valus piinarikas, sellepärast et see tuleb kuskilt õhtutundidest oma hobide arvelt, nädalavahetuste arvelt. Mingi hetk, kui mult küsiti, et mis su hobid on, siis ma mõtlesin, oot, mis, ma ei mäleta enam, miks sa küsid sellist asja? Ma teen karjääripööret, miks sa arvad, et mul on veel millekski aega peale töö, pere ja karjääripöörd, et siis läheb ikkagi kogu see vaba aeg paratamatult läheb sinna, et sul on vahepeal 5 erinevat kursust käsil lahti, siis üritad seda ka nagu piirata, et sa ennast täitsa
katki ei tõmbaks. aga see on raske, aga see on natuke vajalik, et see valus asi, kus sa ongi silmad juba punased sellest ekraani õllitamisest ja need asjade läbi proovimisest, aga see on selline paratamatu asi ja selle kõige juures on paratamatult ka see loomulikult, et sa alustad ja sa ju sa oled ebakindel loomulikult. Sest sa ei tea, kuhu see viib. Sa ei tea, kuhu see viib, sa tead, et sul on vaja veel palju õppida juurde. Ja see ongi raske, et seni kui sa oled, saad öelda, et jah, ma olen sünkroontõlke magistrant, siin on mu magistridiplom, siin on need 100 ettevõtet või 100 konverentsi, kus ma olen tõlkinud need soovitajad, need ettevõtted. Ma ei pea mitte midagi tõestama, eks ju, et see on juba, mul on kõik see olemas, aga sa teed karjääripöörde, sa alustad siuke tunne, nagu sul tuleks järsku kõik ära võetud. Vaip on nagu alt tõmmatud, jaa. Aga siis tõused nagu fööniks tuhast, hakkad väikeste sammudega edasi liikuma ja ütleme, et aha, ma olen praegu siin, ma oskan nüüd seda natuke teha mingil määral. Ma arvan, oluline ka olla võimalikult aus, et mida ma nüüd oskan, mida mitte, need piirid seada, mis ma saan võtta, mida ma ei tohi lubada või välja hõigata. Ja sa hakkad nagu vaikselt tegema, siis saad mingi edukogemuse, siis on hästi oluline seda ka nagu öelda, et vaat nüüd see läkski hästi. Teha üks LinkedIni postitus võib-olla. Aga eelkõige iseendale seda teadvustada, eks ju kõige. Jaa, endale teadvustada ka täpselt ja panna see nagu oma kastikesse, oma mingisse siuksesse laekasse, et need õnnestumised. Ja, sest et kogu aeg kuklas nagu ütleb siuke see petturi sündroom sulle, et sa äkki ei suuda, äkki sa ikkagi ei saa, äkki. Aga siis ütlen petturi sündroomile, vaata seda laegast praegu. Ma tegin just selle projekti ära. Kõik on minu tehtud. Ja need 5 inimest ütlesid praegu, neile väga meeldib see uus asi. Ja see on, ja, et siis sa peadki nagu sammude kaupa nagu edasi liikuma. Ja jah, et kindlasti see hirm nagu mitte olla piisav, hirm kukkuda läbi, aga ma olen ka kuulnud, et see petturi sündroom ei ole läbinisti halb, sest et seda esiteks seda esineb enamikel inimestel ja teiseks see sunnib sind ka rohkem õppima, rohkem arenema, et sa ei jää nagu rahul olevalt, et ma 20 aastat tagasi seal konverentsikeskuses tegin mõned uudiskirjad, ega ma rohkem seda copywritingut ei õpi, et aitab nüüd küll. Või et kunagi on omandatud mingi kõrgharidus, turundus liigub kogu aeg edasi nii kiiresti. Et see muidugi teeb selle hästi põnevaks ka, et see ongi selline väike surve kogu aeg ikkagi ennast kursis hoida, et mis nüüd vibe coding teeb või mis need uued asjad nüüd on. Siin on muidugi natukene võib-olla vahe ka, et kas see on nagu see petturi sündroom või see on hirm nii-öelda rongist maha jääda, et jah, aga nad on väga tihedalt seotud, et mis hirm rongist? Selles mõttes, et asjad arenevad nii kiiresti edasi, et kuna ma ei tegele sellega igapäevaselt, siis ma jään sellest rongist lõplikult maha. Kõik karjääripöördelood ju räägivad ka seda, et ei ole rongist kunagi lootusetult maha jäänud. Alati on võimalik järele jõuda või järgmises jaamas peale minna või mis iganes. Just, ja vahepeal tuleb teha ka neid otsuseid, et sa ei jõua kogu aeg 10 kursust korraga teha ja sa otsustadki, et seda ma praegu ei tee. Siis järgmine küsimus, sa juba tegelikult servapidi mainisid seda, et seda ei olegi, aga et kuidas sa siis selle kõige kõrvalt lõdvestud? Jaa, ei nüüd jälle on. Nüüd ma lõdvestun küll juba, jaa. Ma nüüd mõtlen, praegu mul on vist ainult 1 kursus kasil korraga. Et mul on juba väga relaxed eelmise aasta lõpust, siis ma sain ühe suurema kursuse sertifikaadi tehtud. Aga kuidas ma lõdvestun toredate asjade tegemisega, perega koos olemine, sõpradega, siis mul on see laulmine, tantsimine, kitarrimäng, klaverimäng, suusatamine, uisutamine. Kas kõik korraga? What? See oleks hea uus tase. Mul tundub, et kõige keerulisem sellest kõigest, kitarri ja klaverit korraga mängida on ka tricky, aga suusatada ja uisutada korraga, see on nagu... Kõik ei saa päris sünkroniseerida, jah. Siis on tõlkiv.
aga no ütleme, no muusikaga saab küll nii, eks ju, et sa paned näiteks selle, no mis sul oli see marakas või mis asi see on, eks ju, noh, siukse kulina võid näiteks jalalaba külge panna. Kätte võid võtta kitarri, eks ju, nii et jalg teeb seda kõrinaga, käed nagu mängivad kitarri ja ise laulad vokaali. Et ka selline nagu multitasking. Ja klaver tegelikult mahuks sinna ka veel juurde, kui sa paned näiteks selle orelilaadsed pedaalid on ju, et mängid sealt. Ja klaveri saad panna selle luupimisega juurde, et sa selle juba. Et meil oli kunagi ühe bändiga esinedes oli niimoodi, et meie bassimees oli multiinstrumentalist ja siis ta alustas lugu klaveriga ja bass oli selja peal ja siis ta ühel hetkel tõuses püsti, keeras bassi ette ja mängis bassi edasi. See oli üks keeruline pidu. Siis sa juba tegelikult sellest juba rääkisid ka, et mida sa kasulik oled eelmistest valdkondadest uutesse kaasa võtnud just alles, on ju, et jah. Jaa, et seda tegelikult neid asju on jah päris mitmeid, see, et ma arvan, et aga selles turunduse töös suure osa moodustab ka see suhtlemisoskus, aru saada, et mida klient soovib, kuidas sinnani jõuda, sellised läbirääkimised, et mis oleks head variandid. Neid asju on nagu väga palju ikkagi jah, mida saab üle võtta. Ja ka see selge mõtte edasi andmine, mis on sünkroondõlkes hästi, hästi oluline ja sellest infost nagu selle iva välja noppimine. Kui see praegu siin oleks meievaheline töövestlus, siis mis riskidega me peaksime arvestama, kui me su tööle võtame? Loomulikult see, et sügav kahetsus, et te mind varem ei värvanud. Et uskumatu, et alles nüüd. Aga no riskid, no ma ütleks niimoodi, et millega võiks nagu arvestada, et mis minu jaoks on oluline või kuidas, mis olukorras mina saaksin anda oma parimat potentsiaali. Oleks see, et mul kindlasti on vaja nagu väga head suhtlust, et meil see, et me saame nagu hästi lävida, on mu jaoks hästi väga oluline. Siis see ka, et meil oleks selline usaldus. Et ma alati kooskõlastan väga palju erinevaid jupikesi ja tegevusi, aga ka see, et ma tajun, et see inimene usaldab minu asjades mind, et ma teen oma tööd hästi ja et mul on natuke vaja sellist nagu õhku ja kindlasti ka võimalus mõelda uusi asju välja. Et see ka inspireerib mind hästi ja ma arvan, et siin ma saan nagu oma tugevusi rakendada. Jah, et natukene on vaja sellist iseseisvuse tunnet, et kui ma jään ainult nende käskude ellu viijaks, siis ma tunnen natuke, et ma olen nagu ma ei rakenda oma potentsiaali sellist. Ja. Mis on sinu unistuste töö? Mu unistuste töö. Ma arvan, et see on ikkagi väga sarnane sellega, mida ma praegu teen. Mu enda soov on see, et mul oleks mingisuguse oma kompetentsi valdkonnad, mingi valdkond ikkagi, milles ma olen väga tugev, millest minult saab küsida nõu. Võib-olla üks asi, mida ma tahaksin natuke juurde sellele, mis ma praegu teen, on see, et võib-olla natuke rohkem oma teadmisi jagada, näiteks koolitamise vormis, ütleme LinkedIn ja persoonibränding. Aga ma arvan, et kõik tuleb täpselt siis, kui ongi õige aeg. Et ma ei taha neid asju ka arenguid liiga tagant ka kiirustada, et praegu mulle väga meeldib see töö, mis ma teen, ma saan aidata oma kliente ja seda ka näha tegelikult, kuidas need asjad liiguvad edasi, kuidas tulemused paranevad ja, et praegu ma ei oskakski nagu midagi
muud tahta, et kui et saaks, pigem et saaks nagu jätkata sellel rajal ja edasi nagu areneda. No suurepärane. Lapsepõlveunistusest sa juba natukene enne rääkisid. Kas Ja oli lapsepõlves veel mingeid unistusi peale näitlemise või indiaanlase? üllas indiaanlane olla. No üllus on kindlasti väga oluline, eetiline käitumine tööl ja sellised põhimõtted, et ikkagi käituda inimestega hästi, ma arvan, et nagu Vinnetu. Ma arvan, et ikkagi see on jätkuvalt teema. Väga üllas. Ja rohkem ei tule küll meelde mingisuguseid unistusi. No vahepeal oli see laulmise unistus. Ma arvan, et mulle meeldib ikkagi ka see esinemise asi ka lapsepõlvest saadik. Mulle on alati meeldinud esinemine. No jõuluvana tuleb meil, siis meil on alati väga suur esinemine perega. Kui on sõprade juubelid ja asjad, siis enamasti ka teeme mingisuguse kavakese. Muide huvitav, et sa jõuluvana mainisid, et ka tema on meil karjäärikäänakutes ju käinud. Ja. No võt. Vähemalt üks jõuluvana. Aha, jaa, just. Tuleb välja, et neid on palju. No võt, ja. Aga seda ma tean, et on olemas jah. Seda ma ei teagi, kui mitu neid on, aga jah, et see esinemise asi on mulle meeldinud lapsest saadik, et seda mulle meeldib ka, kui ma saan niimoodi natuke teha või mingisugust sellist põnevust oma töösse. Proovime nüüd midagi uut, vaatame, kas see toimib. Ja lõpetuseks, kui kuulaja peaks sinu loost ühe asja endaga kaasa võtma, siis mis asi see oleks? Ma ütleksin seda, et üks keerulisemaid punkte võib olla siis, kui sa ei tea täpselt, et mida sa tahad või kuhu sa tahad jõuda. Et on hästi hea, kui sa saad aru, mida sa tahad või kuhu sa tahad jõuda. Ja siis sealt edasi, sinna jõudmine on tihtipeale tegelikult juba palju lihtsam. Ja sa võid avastada, et mitmed inimesed tahavad ka kaasa aidata sellele. Ja see võib tõesti tulla selliseid suuri üllatusi, et kuidas keegi ulatab sulle abikäe või aitab su edasi kuskile. Kas või kutsub sind sellele, mis on need töövarjuks, et sa saad mingisuguse ettevõttega kas või tutvuda lähemalt. Et aga on oluline aru saada, et mida sa soovid ja kuhu liikuda, et see lahti mõtestada, selle kohta ka infot leida. Ja siis sellele võib järgneda selline raskem etapp, kus tuleb sellist ebamugavaid asju teha. Näiteks palju töötada või palju õppida mingi periood. Aga kui sa siis jõuad selle asjani, milleni sa oled tahtnud jõuda, siis see võib olla ikkagi nagu suurepärane tunne. Ja nii et kokkuvõtteks ma ütleksin, et tasub unistada, tasub neid sihte seada. Ja kui sa näed, et keegi aitab sind ka kaasa, tasub see abi vastu võtta. Ja et see võib tõesti viia väga hea kohani sinna, kuhu sa oledki tahtnud jõudna. Aitäh, Stiina. Ja aitäh, kuulaja. Ja järgmised karjäärikäänakad juba mõnel järgmisel neljapäeval. Karjäärikäänakad.